Üksik hobune. Lugu räägib ühest hobusest, kes on juba pikka aega olnud üksinda. Palun mulle ümber hobuseid ja inimesi ja teeme mu talukoha korda. Ta on harjunud iseendaga arvestama ja ühel hommikul, kui ta tõusis, nägi ta eemalt inimesi, ja ka hobuseid. Mis neil siia asja? Mis neil minu maa peal on asja? Mida küll nad tahavad hakata siin tegema? Ma vaatan taevasse ja küsin sealt, mis nüüd küll saab? Kas ma tõesti ei saa rahu ja vaikust enam kogeda? Eks ma nüüd vaatan pealt, mis neil on plaanis minu maa peal. Üks hobune kappas, huvitav, mis on tema nimeks, ja lapski kõnnib, mõned täiskasvanud ka. No ma pilun siit võsast, nad ei ole veel mind märganud. Võib-olla on mul neist ka kasu ka, teevad äkki mu talukoha korda. Oi, mis see küll on? Appi nad põletavad kõik ära. Siin on tossu, neil on kaasas veel mingid asjad. Nad lõikavad mu õunapuuksad ja lõhuvad kraavidelt jääd. Pole ime, kas ma nüüd olen nõus sellega või vaatan endiselt pealt? Kas ma lepin või lähen küsin, mida ma olen selleks teinud, et te mind ja minu rahu tulite tüütama? Natuke kardan, vaatan veidikene pealt. Võib-olla nad tulid ikkagi soovima mulle head. Juba kuulsin Jackson olla hobuse nimeks ja nad kutsusid mind ka lauda sööma. Vaatan veel korra taevasse ja silman ja saan sealt hea info. Võta vastu see, millest olid unistanud. Kappan Jacksoniga toome ja tassime puid lõkkasse, teeme mu kodukoha korda, mu armsa Tani talukoha. Küll see leib ja vorst maitseb täna ülihea ja inimesed aitavad, nüüd aitan mina neid ka. See on olnud ju ammu minu unistustes. Ja nüüd saame koos Jacksoniga ja lastega mängida. Ma kappan nii kiiresti vahepeal läbi otsa. Ja me märkame ka loodust. Ämblik on tulnud meile õnne tooma. Ja see lõkkesuits ei häirigi mind. Ja inimesed ju nügivad ja lõikavad ja langetavad puid. Aga need ongi ju vanad. Me korrastame, tassime palke, hüppame üle kraavi ja tõstame jalgu nii kõrgele kui vaja. Ma ei teagi, kas ma tahaksin täna enam uinuda, sest Jacksoni ja lastega on nii lõbus. See on lihtsalt nii lõbus. Nüüd ma mõistan, et üksi ei peagi kaua olema, vaid just nii kaua, et sa saaksid olla taas sõpradega ja hinnata kõike seda. Koos tööd tehes, koos mängides, koos süües, koos teed juues ja vaadata päikeseloojangut. See lihtsalt on imeline. Tuli praksu ja annab jõudu meile. Mõned puud
saame veel maha. kõik saab korda, kõik saab ilusaks ja imeliseks minu kodumaa.